Lendi Hääle podcasti kuulajatele. Minu nimi on Anžeelika ja minuga on siin täna kaassaatejuht Kätlin. Tere! Et Lendi Hääle podcasti eesmärk on siis rääkida põnevaid kogemusi erinevatelt ametikohtadelt ning kutsuda siia stuudiosse oma ala professionaalid, spetsialistid, kes siis saavad lähemalt rääkida oma tööst ning tutvustada neid ametikohti, kus nad töötavad. Tänased külalised, kes meil on 2 õpetajat Keila koolist. Aga tere tulemast meie saatesse õpetaja Jaanika ja õpetaja Kaari. Tere! Et kohe küsiksin Jaanika sinu käest, et mis inspireeris sind seda matemaatikaõpetaja ametit just valima? Ma natuke laiendaksin seda teemat, et miks ma üldse õpetajaks hakkasin. Ma olin enne õpetajaks hakkamist müügiinimene ja tänu Noored kooli programmile, kuhu ma siis kandideerides sisse sain ma asuda siis õpetajatööd tegema. Ja matemaatika on mulle alati väga südamelähedane olnud ja suuresti ma valisingi matemaatika just sellepärast, et mul endal ei ole väga vedanud matemaatikaõpetajatega, eelkõige põhikoolis. Siis ma võiksin väita, et esimese hea matemaatikaõpetaja ma sain alles 11. klassis, kes oli inimlik, õiglane ja siis pädev ka. Et ma soovisin, et võib-olla need, kes minu käe alt läbi käivad, tunnevad, et see matemaatika võib olla keeruline, raske, kõik igasugused need iseloomustavad sõnad, aga mitte see jube aine. Et kui umbes 20 aasta pärast ma olen AK-s ühte enda õpilast ja teda intervjueeritakse, et mis oli kõige jubedam aine, siis ma loodan vähemalt, et nendes siis matemaatika nagu ei tule. Et see oli see mõte selle taga. Väga siiras, südamlik mõte sinna juurde. Võin oma kogemusest öelda, et mul ei olnud ka ühtegi head matemaatikaõpetajat, nii et väga siiras. Õpetaja Kaari, küsiksin sinu käest, et kuidas sa hoiad seda tasakaalu ainete õpetamise ja klassijuhatajaks olemise vahel? Kusjuures see on üsna selles mõttes keeruline küsimus, et tegelikult mul ei olegi otseselt mingit piiri, et vot nüüd siit maalt algab minu klassijuhataja töö ja siit maalt algab minu aineõpetaja töö. Et kuna ma töötan väikestega, ehk siis mul endal on 2. klass, siis tihti on see, et vahetunnis tuleb mingi jama, siis on vaja seda lahendada. Ja minu jaoks on olulisem see, et nad saavad selle probleemi lahendamise oskuse selgeks. Et jah, muidugi need ainetunnid on ka väga olulised, aga kui mul on valida see, et mul terve tund läheb raisku, sellepärast et näiteks mõni õpilane on endast väljas, ta ei omanda ikka seda teemat, et siis pigem ma võtan see 5-7 minutit sealt tunni algusest, räägin nendega, lahendan need probleemid ära ja siis me saame rahulikult kõik koos seda ainet edasi õppida. Mis ained need on, mida sa õpetad? Ma õpetan eesti keelt, matemaatikat, loodusõpetust, inimeseõpetust, kunsti ja tööõpetust ja siis natuke suurtematele õpetan veel loodusõpetust. Päris palju. Väga huvitav. Just, et Jaanika, ma küsiksin võib-olla sinu käest seda, et aga mis on täna võib-olla selliseks väljakutseks selles haridussüsteemis? Et... Jah, see on selline väga hea küsimus, väga lai küsimus, sellele saab väga laialt vastata, aga ma arvan, minu kui õpetaja vaatevinklist ma ise tunnetan, et kui minu kõrval istub algkooliõpetaja, siis mina tegelen juba natukene suuremate inimestega ja see kaasav haridus, kus on ühes klassiruumis kohati 27 õpilast ja nende seas on ka erilisemaid, me räägi siis erilisemaid, siis nendega tegelemine nende tavalisemate laste kõrvalt on lihtsalt keeruline alustades materjalidest, lõpetades siis nende võib-olla olekuga seal klassis, et nende taltsutamisega vahepeal, et ma arvan, et see on see koht, mis on see kõige suuremat väljakutset pakkuv. Aga samas ma saan sellest aru, et kui need täiesti ära eraldada, siis nad ei näegi seda võib-olla normaalset poolt. Aga ütleme, see on selline väga õrn piir, et mis see nagu õige on, ega sellele seda õiget vastust ei olegi, ma arvan. Aga millistel klassile sina annad matemaatikat? Minul on hetkel 6., 7. ja 8.
selline mõnus teismiga. Et ikka niisugune mõnus ja tahtsin just öelda, et nendega vist on suhteliselt ikka keeruline, eks, et kõik on hästi erinevad ja... Ja 7. klass on selline mõnus maasikas seal. Täpselt see. Üleminek. 7. on see kõige keerulisem ja, et siis edasi juba nagu on... Et ütleme, 6. nad on veel sellised nii-öelda nunnud, siis 7. on sellised, et nemad kõike nüüd oskavad ja 8. siis suure tõenäosusega on see, ütleme, suveperiood ka, kus võib-olla juba käiakse tööl, vaheajal on ju, tehakse natukene, teenitakse raha, nähakse natukene rohkem kui ainult nii-öelda kool ja kodu, et siis 8. on juba näha, et on juba pilk suunatud tulevikku, mitte see, et kõik on nõme ja paha siin, mis minu ümber hetkel on. Ja kusjuures ma olen ka just seda kuulnud, et just kogemustest, et 8.9. klassi nad on juba nagu sellised nagu natukene täiskasvanulikumad, et suudavad juba mõelda ja just nagu sa ütlesidki väga hästi, et juba on tööl käidud suvel, eks ju, et nähtud seda tööelu ja just. Mul on väga hea meel, et me oleme jõudnud sinna, et me räägime sellest vastutusest ka, mis teil tegelikult on. Et lapsed ikkagi, see on ju nende jaoks teine kodu on ja nad lähevad sinna hommikul, kes tuleb õhtul hilja, põhimõtteliselt nagu meie tööl käime, et ongi teine kodu ja teil on vastutus, et siin koha peal ma küsikski Kaari, et klassijuhatajana, millised need kõige suuremad vastutusalad siis on, et ole kena, too need välja. Ma võtaks kohe järjema sellest eelmisest vastusest, et tegelikult üks kõige olulisem ülesanne ongi see, et nendest lastest kasvaksid tublid, normaalsed inimesed. Ehk siis kõik need samad probleemide lahendamised, oskused, sotsiaalsed oskused, et nad oskaksid suhelda, nad on viisakad ja tegelikult see ongi nagu see põhi, et jah, muidugi me kõik tahame, et need lapsed, kes sealt lõpuks lõpetavad, on ka võib-olla kunagi kuldmedalistid või saavad ülikooli lõpus cum laude, aga just see, et isegi kui nad nii kõrgele ei pürgi, et vähemalt nad oleksid need viisakad, tublid inimesed, keda me oma ühiskonnas tahame näha. Ja me saame tegelikult mõelda, jah, cum laude on väga ja tegelikult lapsed ongi erinevad, võib-olla mõnel on see kunstisoon, et sedades nagu just upitada või mõnele meeldib tantsida, laulda, et neid valdkondi on nii palju erinevaid. Ma arvan, et see on ka kindlasti see, mida te märkate ja oskate suunata. Ja just, et ja ongi samas seesama, et kui nad lähevadki seda kunsti õppima, et nad seal ka oskaksid ennast väljendada, et see eneseväljenduse pool ka, mitte ainult verbaalne eneseväljendus, vaid just seesama kunst ja tantsimine, kõik selline. Ja just. Jaanika, ma küsiksin ka seda, et nagu sa alguses ka mainisid, et matemaatika on selline ikkagist keeruline aine, eks ju, et paljud õpilased ikkagist ei taha seda õppida, ütlevad, et see on hästi keeruline ja milleks mul seda matemaatikat üldse elus vaja läheb, eks ju, et kuidas te selle poolega nagu tegelete, et kuidas te neid suunate või? No ütleme, enne kui ma õpetajaks hakkasin, ma kartsin seda küsimust rohkem kui nüüd. Et ma arvasin, et see on selline igapäevane, aga minu õpilaste puhul ma isegi ei väidaks, et see igapäevane on. Loomulikult tekib küsimus, miks mul seda vaja on. Aga ma üritan ikkagi hästi palju elulisi näiteid tuua, ülesanded võimalikult siis nende omased teha, et nad suudaksid siis enda arengujärgus võimalikult palju samastuda nendega. Et siin oligi hea näide, kus protsendi teema 7. klassis, see on ülihea asi, mida üleüldse eluga siduda. Ja see oli veel 7. tund, 7. klass, et see oli nagu suurepärane kombinatsioon, poistel seal olid kõhud tühjad, tahtsid Hesburgerisse minna. Ehk siis lõpuks ma ütlesingi, okei, võtame siis Hesburgeri menüü lahti, vaatame, mis on eine hind ja nüüd kalkuleerite välja, mitu protsenti moodustab sellest see jook, friikad, purks ja mõned tahtsid seal veel kananagid said juurde. Kokkuvõttes minu eesmärk sai täidetud, ütleme see protsendi teema, nad suutsid seda nii-öelda täitsa adekvaatselt teha versus see, et kui mul on õpikus Malle ostis 20% kallimad saapad, siis nendele ei ütle see Malle mitte midagi. Samas kui nad said ise õhinaga juba ilastada nende burgerite järgi, siis see oli kindlasti selline hea õppekoht. Et ma üritan võimalikult palju ikkagi päris eluga nii-öelda paralleele tõmmata. Ja kui see ei ole võimalik mõne teema puhul, või ütleme, me räägime siis 7.-8. klassist, kes võib-olla ei suuda sellist
algebrat näiteks, mis on lihtsalt tähed ja numbrid, ei suuda võib-olla aru saada, miks neil vaja on, siis ma ikkagi räägin seda, et see on aju jaoks vaja, seoste loomine, et igapäevases elus suudaksite probleemülesannetega paremini lahendada, et mida rohkem te neid teete, seda paremad ühendused teil ajus tekivad ja seda nii-öelda tugevamad olete te nagu üleüldisemalt ka, et see on lihtsalt selle jaoks siis vajalik. Ja nii, et nii põnev tegelikult, et sellised hästi ägedad lähenemised, et nii, et tegelikult, kas ma saan õigesti aru, et tegelikult kui matemaatika nagu üldse ei istu, ei meeldi, siis tegelikult kõik oleneb ikkagist lõppkokkuvõttest õpetajast, eks ju, et kuidas ta seda annab edasi, kuidas ta seletab, eks ju, et võib see nii olla, et matemaatika võib hakata siis meeldima ka mingist hetked? Ma olen nüüd näinud selle mõne aasta jooksul, mis ma olen õpetaja olnud, nii mõnelgi õpilasel seda muutust, et kui mul mõned mul oli ka abiõpetaja ühes klassis ütles, et oi, tema eelmine aasta ei teinud mitte midagi ja tema ka üldse kaasa ei teinud, et siis ma näen seda muutust neis, et nad soovivad, nad tahavad, et ma siiralt usun, et kui õpetaja on seal klassi ees inimlik, ma arvan, see on see inimlik ja õiglane, õpilastel on väga oluline see, et see õiglus, siis need tulemused ka nii-öelda paranevad seeläbi. Et nad tahavad, võib-olla siis on see, et nad tahavad õpetajale natuke rohkem meeldida, et võib-olla nagu tuleb ka sealt see tulemus siis kokkuvõttes nagu. Ja ei, absoluutselt, matemaatika on ikkagist jah, kõige alus, et nii see paraku on just, et aga on ka näiteks klassis selliseid õpilasi, kellega tuleb võib-olla individuaalselt tegeleda, et näiteks mõni on selline kiire arvutaja, mõni on nagu lihtsalt isüks omadustelt nagu selline aeglasem inimene, et kas siis see õpilane võetakse nagu ka eraldi näiteks ette, et temaga nagu tegeletakse eraldi või aidatakse nagu nii-öelda tal siis aru saada võib-olla mingisugusest valemist, et jaa, tegelikult meil Keila koolis on alates 6. nüüd on diferentseeritud rühmad, ehk siis see on küll paha öelda, aga nad jaotatakse kiiruse ja ütleme tulemuste järgi siis gruppidesse, et see ongi eelkõige sellepärast, et kui ühte gruppi satub see õpilane, kes on ülikiire, ülitaibukas ja siis võib-olla taibukas, aga aeglane, siis nad lihtsalt omavahel, või ütleme, see klass, see dünaamika ei oleks enam seal see. Aga loomulikult mul endal on üks nii-öelda lennu kõige nõrgem klass, kes siis ka, kus me liigumegi kõvasti aeglasemalt võrreldes teiste rühmadega, et me hakseldamegi kõik asjad nii läbi, kui üldse läbi saab hakseldada, et tihti on ikkagi vaja ka eelnevatest aastatest asju väga palju pikemalt korrata, kui muidu oleks vaja, et aga see on ütleme, meil on selles mõttes hea, et meil on diferentseeritud klassid, mis nagu annab selle võib-olla ühtlasema tunde selles klassis olles. Ja see on küll nagu hästi tore kuulda, et nagu eristate ka ikkagist ja tulete nagu nii-öelda lastele siis vastu, et kes on võib-olla natukene nõrgemad matemaatikas, et just. Hästi oluline on ka see, et oleks nii-öelda koolis turvaline ja eks see ole suur vastutus ka selle turvalisusest, et klassijuhatajana veel eriti, et Kaari, et kuidas teie loote enda klassis selle turvatunde, selle koos tegemise tunde, lapsed ikka omavahel tülitsevad, kaaklevad ja nii edasi, et kõik lapsed tunneksid ennast kaasatuna ja nad teavad ka seda, et nad saavad tegelikult klassijuhatajat usaldada. Mis on need nipid seal? Ma ütleks, et minu nipp võib-olla on see, et ma olen lastega sõber, aga samas meil on ka piirid, et nad peavad aru saama, et õpetaja on see inimene, kes aitab sind. Kui sul on mure, sa võid minna tema juurde. Samas ta peab aru saama ka sellest, et ta ei saa õpetajaga rääkida päris nii, nagu ta võib-olla räägiks sõbraga. Et natuke ikka seal mingid piirid on. Aga muidu kogu see visuaalne pool, mis klassis on, võiks olla selline mõnus ja lapsesõbralik, et ma olen näinud välismaa koolidest hästi palju selliseid pilte, kus on kärtsu, mürtsu, hästi palju igasuguseid vidinaid, aga samas see on selline hästi rusuv lõppude lõpuks, kui sul on kõik ümberringi asju täis, igal pool on segadus, et kui on selline mõnus, rahulik klassiruum, võib-olla mõned kotttoolid, võib-olla mõned padjad,
me saame rääkida, me lahendamegi kõik probleemid kõik koos, et minul on endal niisugune pisike klass 6 õpilasega, aga seal ongi hästi mõnus see, et me saamegi oma seda dünaamikut luua niimoodi, et me räägimegi kõik asjad koos läbi, me oleme omavahel sõbrad, vahepeal võib olla ka vihastamist, aga see on okei, et mina ise rõhutan seda ka hästi palju, et kõik emotsioonid on tegelikult okeid ja ma usun, et see seda turvatunnet loobki, et laps saab aru, et ta võib olla vihane, kui ta tahab. Ta võib olla rõõmus, kui ta tahab. Ta võib minna sinna padja peale istuma, ta võib seal padja peal nutta, kui ta tahab, aga et ongi, tal on see mõnus keskkond, kus ta saab olla, tal on toredad klassikaaslased, tal on hea õpetaja ja siis ongi koolis hea olla. Kindlasti on ka paika pandud reeglid, mida kõik tulevad jälgida, et omast kogemusest, meil on nutivaba kool on ja võib-olla algklassides me päris puhvetisse kommi ja šokolaadi ei lähe ostma ja ei too, et kuidas teil need reeglid on, et kuidas te need paika olete pannud? Meil on ka niimoodi, et algkoolimajas on nutivaba, et ei ole vaja seal nutis kogu aeg olla ja puhvetiga on ka see, et neil kohvik on, aga seal nad saavad ka käia söögivahetundide ajal, kui nad sealt midagi ostavad, saavad seal koha peal süüa, et reeglid on ka paigas ja klassides on ka reeglid, et ilusti klassi seina peal, minul endal on veel tehtud koos õpilastega, et nad saaksid ise olla selles protsessis koos, seal kõik ise välja mõelda, et nad ei saaks pärast öelda, et mulle ei meeldi see reegel, mis sa välja mõtlesid. Siis ma saan ise vastu öelda, et aga me mõtlesime selle koos välja. Tood sa mõne reegli välja ka kohe, mul hakkas nii põnev. Mis te seal kokku siis lõpuks saite? No võib-olla need on natuke minu poolt suunatud, aga nad olid ise nõus. Meil on näiteks üks reegel on see, et nad istuvad ilusti. Ja selle rääkisime ka ilusti, ära näitasin kõik, et jalad on ilusti maas, selg on sirge, ei ole seal kuskil lösakil ühele poole, lösakil teisele poole, vaid istud ilusti sirge seljaga. Siis on meil on klassis on kapid, kuhu nad saavad oma asju panna. Kapi ustega ei tohi paugutada. Ja siis nii tore on vaadata, kui vahepeal kellegi läheb pauks, siis kõik on, ei tohi, et see on reeglites kirjas, et ei tohi nii teha, ei tohi kapi ustega paugutada. Kutsuvad üksteist korrale ka. Jaa, nad on ise nagu väikesed õpetajad, kes käivad ja kutsuvad üksteist korrale, et see on hästi tore. Väga lahe. Seda on nii tore kuulda, sest järelikult kõik need reeglid on, kõige tähtsam ongi minu see, et need reeglid nad on tõsiselt võetavad, nad võtavad neid tõsiselt, et nad nagu aktsepteerivad õpetajat, et see on nagu selline hea ja kaasata lapsi sellesse, et ise need reeglid paika panna, siis saab ka alati, et aga kallikene, sa ju mõtlesid selle koos minu õpetajaga välja. Väga hea. Pärast ei saa keegi öelda, et mul kästi teha, eks ju. Koos mõtlesime koos nagu. Siis on nagu kokkulepe juba. Just. Reegel, siis on kokkulepe. Kusjuures see on ka hästi hea tähelepanek, et meil on ka tegelikult need, ei ole mitte klassireeglid, vaid ongi kokkulepped, sest tegelikult see sõna reegel on juba see, et ma ei taha teha, ma teen meelega vastupidi. Et kui on kokkulepe, siis on siuke hea, et jah, teeme. Nimetame siis need ümber, mitte reeglid, vaid kokkuleppes. Kusjuures sellel on väga tugev jõud just sellel sõnastusel et mõni on natuke pehmem ja just, aga ma küsin Jaanika sinu käest seda, et näiteks kas on ka kindlasti olukordi sellised ette tulnud, kus tegelikult vanemad siis on sellised pahased, vihased ja pöörduvad ja tahavad oma lapse kohta tagasisidet saada, tahavad nende meetodite kohta, mis õpetaja teeb seal nende kohta nagu tagasisidet saada, et kuidas, kas neid on ette, kindlasti on ja kuidas nendega nagu hakkama saada, et muidugi on. Aus küsimus. Jaa, aga mitte üle väga palju õnneks. On otse kirjutatud, helistatud ei ole õnneks. On nii-öelda lapsevanem mulle kirjutanud, on klassijuhataja poole pöördunud ja ühel juhul isegi ka sotsiaalpedagoogi poole, aga see oli, ütleme, vanade tutvuste najalt, et seal olid tutvused mängus lihtsalt. Jah, üldjuhul ma olen endaga selle reegli teinud, et ma ei vasta emotsiooni põhjal või emotsiooni pealt. Loomulikult umbes 24 tunni jooksul ma vastan, et selle ajaga see emotsioon jõuab natukene olla. Aga üldjuhul on see taandunud, et jah, tõesti
nii-öelda õppemeetodite peale, et kui praegu mõelda, siis minu õpilaste vanemad on, ma arvan, sellised 40 sinnakanti ja siis õpetatigi rohkem tehnikat, et kuidas sa jõuad vastuseni nii-öelda lihtsalt öeldes. Aga tänapäeva õppekava järjest enam nõuab seda sisulist poolt, mis ongi keerulisem, täiesti arusaadav, ta on keerulisem, aga siis need lapsevanemad saadavadki kirja, et mina ju õppisin niimoodi, et miks sa niimoodi ei õpeta. Ja siis ma ikkagi toongi selle õppekava mängu, et ma olen alati kirjutanud, kui õpilane kasutab seda tehnikat õigesti, siis ma seda valeks ei loe. Mina lihtsalt koolis räägin nii-öelda seda sisulist poolt ja nõuan seda nii-öelda tunnis et ta kasutaks seda sisulist lähenemist. Et loomulikult on lihtsam, kui sul on ette öeldud, et pane nüüd see siia ja siis sul tuleb vastus, aga et sa pead nagu seda lahti sõnastama ja seletama. Loomulikult 7-ndikule on see väga keeruline, ma saan sellest täiesti aru, aga samas kui kodus tuleb see tehnika, mida nii-öelda siis vanemad on oma kooli ajal õppinud, siis ma seda valeks ei loe, aga jah, õppekava kahjuks või õnneks seda nõuab ja mina sellest lähtuvalt ka tegutsen. Ja üldjuhul need vestlused või need kirjavahetused on ammendunud sellega, kui ma selle ühe vastuse ära saadan, et ma põhjendangi lihtsalt selle nii-öelda selgelt ja üheselt mõistetavalt. See sõnastus on ka tavaliselt, ma istun selle meili ees päris tükk aega, et see oleks kellegi tundeid ei riivaks loomulikult ja oleks konkreetne ja üheselt mõistetav. Jaa, mõistlik just. Et ma tean omas käes ka, et matemaatikat saab nagu erinevalt õpetada, et üks õpetab ühtemoodi, ühe tehnikaga, teine teisega, eks ju, et vastus tuleb nagu nii üks ja sama, aga mõtlengi, et need vanemad, kes seal kodus on nii-öelda ka sellised matemaatikaõpetajad, kelle see matemaatika tase on võib-olla tugevam, kas see nagu ei sega võib-olla last, et õpetaja näiteks seletab koolis ühtemoodi, eks ju, seda, kuidas see vastus tuleb, eks ju, et milline see lahendus täpselt peab olema ja siis kodus nagu õpetatakse teistmoodi, et kas sealt võib ka nagu tekkida see, et laps siis lõpuks ei saagi aru, et kuidas seda nagu siis ülesannet siis lahendada, eks ju, et No mina enda tundides räägin alati seda, et enamjaolt on matemaatika, seal on nii palju erinevaid viise, kuidas lahendada, kui sa suudad selle adekvaatselt ära põhjendada, kas siis arvutuskäigu või reaalselt lihtsalt kirjutades, siis iga lahendus on õige. Et ma alati tegelikult, kui keegi tulebki kodust mingi uue huvitava lahenduskäiguga, siis ma toon selle välja, ma palun seda tutvustada, et kuidas nagu talle siis see kodus selgeks tehti, et võib-olla mõnel teisel nagu ka klikib see paremini kui minu antud. Ja samamoodi ma tunnis ka väga julgustan teistmoodi mõtlema, ehk siis ma toon alati välja nagu erinevalt lahendatud ülesandeid, kui mingi õpilane on suutnud ise mingisuguse nii-öelda õige lahenduskäigu välja mõelda, mille peale võib-olla mina ei olekski niimoodi kohe paugust tulnud, siis ma alati nagu julgustan seda nii-öelda tutvustama ja näitama ja võib-olla tõesti mõnel on sellest rohkem kasu ja ma alati seda neile ütlen ka, et mina räägin ju ühtemoodi, aga teid on siin 25, et siis neid lahenduskäikusid saab põhimõtteliselt olla sama palju kokkuvõttes või neid mõttekäike seal taga. Ja väga mõistlik just, et tihtipeale ongi, nagu mina olen ka oma lapse pealt vaadanud, et nad tegelikult kuskilt võtavad selle vastuse väga lihtsalt, aga seda lahenduskäiku, see on see kõige keerulisem, mida nad ei suuda nagu teha, eks, et see ongi vast kõige keerulisem nagu kõikidele vist, eks ju, et kuidas sa selle vastuse said, et palun too mulle see lahendus välja konkreetselt, eks ju. Et ma palun ka, minu põhiküsimus on miks. Isegi kui vastus on õige, mul mõned õpilased ütlevad, et su nägu oli kahtlane. Ma ei tea, et põhjenda ära, mina siis ütlen või ütleme siis teised aitavad välja mõelda, kas see siis oli õige või ei ole, et kui sina selle ära põhjendad, siis minu see miks ja imeliku näoga küsimus nagu ei päde, on ju. Sai vastuse nii-öelda. See on tegelikult hea, et lapsed ise ka kaasa mõtlevad, kui me mõtleme matemaatika peale, et nad leiavadki oma tee või oma viisi sinna juurde nii-öelda, et väga põnev. Õpetaja Kaari, kindlasti olete ka teie nii-öelda kokku puutunud sellega, et kaasate õppetöösse lapsevanemaid, et millistes olukordades võib nii-öelda tekkida, et võib-olla ka mingid näiteid siia juurde tuua? Hästi hea on vanemaid kaasata samamoodi selliste eluliste asjadega. Kohe võin näite tuua.
2. klass, kellaõppimine, no tõsiselt raske asi. Ja tegelikult kui mõelda, siis on täitsa arusaadav, et nad ei saagi aru, sest kui palju on meil täiskasvanud inimesi, kes ei tea, mis tähendab 3:12 või 4:5. Endalgi on vahepeal see, et mõtled, oota, kummat pidi see nüüd oli. Et hästi keeruline teema ja siis mina näiteks annangi selliseid koduseid ülesandeid, et õpi kella. Ja kuidas seda teha saab? Kirjutangi vanemale, et näiteks täiesti suvalisel hetkel kodus küsi kella või siis kuna tänapäeval paljudes kodudes ei ole seda tavalist seieritega kella ja sellepärast on ka see kellaõppimine raske, siis meie meisterdasime kunstitunnis ise oma kellad ja siis lapsed said need koju kaasa võtta, et see on ka abivahend, millega saab niimoodi kodus õppida, kui tõesti seda kella näiteks ei ole. Ja kui on, valdavalt ongi siis, kui on näha, et näiteks paar üksikut õpilast klassist ei saa mingi teemaga hakkama või see on nende jaoks raske, vajavad rohkem harjutamist, et siis on hea lapsevanemaid kaasata, sest et kui on näiteks, see kellateema siin samas kohe, et see on näha, et tervel klassil on raske, siis ma õpetan ise. Võtan nüüd selle aja, jah, võib-olla ma jään teiste asjadega natuke, või pean teised asjad natuke kiiremini võtma, aga samas, kui arvutamine on lihtne, minu klassis õnneks on, et arvutamine tuleb üsna ruttu, siis ma saan selle aja võtta. Aga kui on näiteks paar õpilast sellised, et siis ma kommunikeerin vanematega, ütlengi, et vot seda teemat oleks vaja harjutada või siis lugemist näiteks oleks vaja harjutada, vajadusel teen ka natuke lihtsamad tekstid ja saadan need koju või siis kui on seal, just see on pigem esimeses klassis, et kui on see häälimise osa, et siis ka vanematele kergelt lahti seletada, et kuidas peaks õpetama häälima, et ei tohi tegelikult öelda jott, sest et muidu ta loebki seal kaelkir jottak, et jah, siuksed head väikesed näpunäited anda juurde, sest et õpetajad ju ikkagi põhjusega õpivad õpetajateks, et päris kõik ei tule nii lihtsalt, kui sa arvad, et võib-olla tuleks. Ma tahaksin sind tänada praegu siin, sellepärast, et mu tütar käib teises klassis ja tal on kõik see ees, mida sa just siin välja tõid, et see kella õpetamine, tegelikult alustasime sellega juba esimeses klassis ja see tõesti on ulme, aga see, et meisterdada ise see kell, võib-olla ise anda enda klassijuhatajale, tütre klassijuhatajale see sisend, et on ikkagi ise selle kella teinud, ma võin seda ka kodus kasutada. Aitäh, väga hea nõuande. Ma võin ühe nõuande veel sulle anda. Nii, ma kuulan. Kui sul on kodus see tavaline kell, ei ole, siis osta. Ja kui sa paned selle seina peale, siis kõikide numbrite juurde, näiteks kui on see number 3, siis sinna kõrvale paned, see on 15 minutit, tegi mingi väike värvilisest paberist kas või ja 15 kõrvale, siis ta näeb kohe ja tal jäävad üks hetk meelde, et vot see 6 on nüüd 30 minutit ja 3 on 15 minutit. Joonistasime ise paberi peale või papi peale, aga sa kadus ära. Sama kiirelt selle valmis tegin. Ma kirjutasin küll niimoodi, et ma kirjutasin kella numbrid, minutid ja lõpuks ma kirjutasin sinna ka see 60 nii-öelda minutit tähendab ka, et kõik need numbrid sinna peale said, aga eks talle ikkagi läks sassi seal. Eks ta ongi raske teema. Kas ta nüüd on, ühesõnaga väga hea nõuande, kindlasti kasutan. Ja mina tahaks kohe huvi pärast küsida, mis see kella teema on, et ma nii paljude laste käest kuulnud, et mõni isegi veel nagu, kellelgi on veel keeruline nagu isegi siin nagu 13-14 aastaselt veel nagu sellest nii-öelda aru saada, et mis teema on, et miks neil on seda nii keeruline nagu selgeks. Jah, just, et hea praegu võimalust kasutada ja küsida. See on minu enda arvamus puhtalt, aga ma ise arvan, et kuna tänapäeval on hästi, me elame sellises maailmas, et meil on kõik kättesaadav. Lapsi tuuakse kooli, viiakse koolist ära, viiakse trennidesse. Ei ole enam seda, et vot ma pean selleks kellaajaks minema sinna, võib-olla selle bussiga, see kell pean hakkama liikuma, et kui vanasti neid võimalusi ei olnud nii palju, et ei olnudki näiteks autosid nii palju, siis lapsed pidid rohkem ja varem ise hakkama saama. Ja samamoodi, seesama, et meil on kõik digitaalsed kellad, laps õpib selle digitaalse kella selgeks, aga kui klassis näiteks on ainult see tavaline kell, seieritega kell, siis tal ongi raske. Ta ei teagi, ta mõtleb, et aga kus need numbrid nüüd on. Et ma arvan, et lihtsalt meie elu on läinud niivõrd palju mugavamaks ja tänu sellele natuke kannatavad meie pisikesed lapsed, sest et neil ei ole enam seda
nad ei saa nii palju seda vastutust, et vot, ma pean nüüd võtma selle vastutuse, et ma õpin selle kella selgeks, sest muidu ma ei jõua näiteks tantsutrenni. Ja ma arvangi, et see ongi väga hea põhjendus ja see ongi, ma arvan, see õige jah. Nõustun just, täiesti. sest seda kohustust enam ei ole, kõik tehakse ära, eks ju, viiakse, tuuakse ja just nii ongi just, et siit kohalt kohe ma küsiksingi just selle digimaailma kohta, Jaanika, sinu käest, et kuidas see on võib-olla täna seda matemaatikat kas lihtsustanud või raskendanud, et kogu see AI, see digimaailm ja kõik need erinevad rakendused, mida siis nagu tegelikult lapsed saavad nagu kasutada, eks ju, et kuidas see suhe nüüd matemaatikaga on, et ütleme see AI ja fotomath ja kõik, kui me matemaatikast räägime, siis on toredad asjad. Ma olen ise selline väga digiinimene, mulle meeldib see. Ma olen öelnud ka enda õpilastele, et mul tegelikult ei ole vahet, kui sa kodus selle kodutöö teed emast kuni siis AI-ni ära abiga. Aga samas koha peale pead sa tulema seda ise tegema, et kui see aitab sul aru saada, kuidas seda teha, siis miks mitte. Aga kui sa lihtsalt seda teed mahakirjutamise eesmärgil, siis sind ei arenda ja kokkuvõttes sa jääd ise hätta, et see on see psühholoogia koht, et sa nii-öelda ei keela või ma ei keela kasutada, aga nad ise peavad otsustama siis, kui hea see neile on. Aga ütleme, digivahendeid tunnis, meil Keila koolis igal õpilasel ei ole, ütleme, mingit nutiseadet kooli poolt siis. Aga ma arvan, et nii kaua kuni matemaatika lõpueksam 9. klassis on veel paberi ja pliiatsiga, siis kahjuks peab see ka olema matemaatikatunnis suurem osa ajas, sest et vastasel juhul nad ei oska vormistada, nende käekiri läheb veel hullemaks, kui see praegu juba on ja need asjad, need ei ole enam üheselt mõistetavad. Aga samas, kui nüüd plaanitakse minna nii-öelda e-eksamile üle, siis kindlasti ütleme, see arvutipark peaks kordades suurenema, et need nii-öelda nõudlus saaks täidetud, et saaks õpilastele seda igapäevaselt tegelikult nagu tutvustada ja õpetada, et üks asi on see, kui nad on enda nutiseadmes selles väikses telefonis, mis neil käes on ja tihti nad koju lähevad ka mängivad ju selles on ju, et kui võib-olla meieealised võtsime ikkagi kodus selle arvuti ja mängisime arvutis ja tundsime nii-öelda seda arvutit, siis praegu nad teavad rohkem telefoni, aga kokkuvõttes see nagu nüüd kui e-eksami juurde jälle läheme, siis nad ikkagi peavad seda arvutit oskama, et ma arvan, et ühest otsast nad on nagu väga teadlikud, aga teisel poolel nagu ma olen ise enda õpilastel täheldanud, et kohati on isegi, ma ei taha öelda, raskusi arvutitööle panemisega, aga ütleme sellised elementaarsed tegevused arvutis on, kui ma olen nendega arvutiklassis käinud, siis on keerulised. Aga igapäevaselt tunnis või ütleme mitte igapäevaselt matemaatikas kasutan nende enda nutiseadmeid siis, mis neil taskus on, erinevate nii-öelda kordavate nii-öelda lõbusamate ülesannete jaoks, mis ei vaja siis nii suurt nii-öelda vormistamist, kui nii võib öelda, et selle jaoks ikka kasutan, jah. Just, aga on nagu teada ka, et teatud lapsed nagu kasutavadki hästi palju seda AI abi näiteks, et jaa, ma olen mõne puhul väga positiivselt just üllatunud, et kui nad muidu tunduvad võib-olla sellised natukene rahulikumad ja võib-olla mitte nii teravad, siis huvitav oligi olukord see, kus ma tean, et võib-olla tulemused üldjuhul matemaatikas ei ole just kõige suurepärasema just, aga quizzis tegime, ehk siis see on see nii-öelda platvorm, mis saab äpist või ütleme äpi kaudu neid küsimustele vastata 100%. Siis ma küsisin, et kus sa niimoodi teadsid? Ei, mul on siin üks äpp, kus ma panen selle koodi sisse ja see annab kõik vastused ja siis ma nii-öelda panin need vastused sinna, siis ma olin päriselt, ma kiitsin teda selle leidlikkuse eest, et ta nagu, see ei olnud hindeline, see oli selline lõbusam asi, et polnud mõtet nii-öelda kurjustada ka, aga ma olin positiivselt üllatunud, et ta oli selle variandi leidnud, mis siis mingisugune eraldi äpp, kuhu sa paned erinevate nende platvormide koode saab panna ja kõik vastused saab kätte, ehk siis on ka selliseid näiteid.
pärast hakkasid kõik kasutama äkki seda? Jagas kõikidega ja Noh, kõik tead, tegid lõpuks tööd 100% ära. sellepärast kontrolltöid ma seal ei teegi. Okei. Jah, et see ongi selline lõbusam, ütleme, kordav mõisted ja piltide kokkuviimine, ütleme, erinevatel geomeetrilistel kujunditel näiteks, et jah. Lähme tagasi kooli. Läksimegi siin üle selle digivahendite peale nii-öelda, mina käisin koolis, siis arvutit veel ei olnud, see tuli hiljem, aga milliseid tööriistu sina, Kaari, kasutad nii-öelda, on mingisugused digiplatvormid äkki, mis iganes tööriistad seal võiksid olla? Mina isiklikult väga palju digiplatvorme ei kasuta, aga meil on koolis osades klassides on smart-tahvlid, minul endal on see tavaline projektoriga tahvel. Ja siis mingid keskkonnad ikka on, kus saab näiteks samamoodi matemaatika arvutamisi teha ja mina olen selles mõttes olnud hästi leidlik, et ma ühendan selle nii-öelda digimängu liikumisega, et kuna minul on see tavaline tahvel, nad ei saa tulla nuppu vajutada seal, et vot näed, see nüüd on, et siis näiteks kui on selline ülesanne, kus on vastuse variandid on seal tahvli peal, siis ma ütlengi, et vot nüüd tule näita mulle siin tahvli peal, milline see õige vastus on ja mina teen selle kliki ise. Aga muidu tööriistadest mulle endale meeldib väga kasutada taimerit. Vahepeal, kui on selline meeleolukam päev ja möllu on rohkem, et siis vahepeal me oleme teinud selliseid vaikuse minuteid, et neid maha rahustada, siis ma ütlengi, et teeme mängu. Ma panen 10 minutit taimeri käima ja mitte üks piiks ka. Ja nad ongi 10 minutit vaikselt ja ma ise mõtlen, et kuidas see on võimalik. Kogu aeg suud käivad pleta ja siis järsku, kui aeg käib, on täielik vaikus ja oskavadki olla vaikselt. Ja siis eelmisel aastal ma õppisin ise VEPA õpetajaks, see on ka üks selline metoodika kogum ja sealt ma sain ka väga ägeda instrumendi suupilli, millega on ka hästi hea õpilaste tähelepanu koondada, et kui ma tahangi, et nad mind kuulaksid, aga samas näiteks nad lahendavad mingit ülesannet, kirjutavad mingit lauset, siis ma selle suupilliga mängin sellist vaikset heli ja siis nad teavad, okei, ma kirjutan selle lause lõpuni ja siis ma nüüd kuulan õpetajat. Et mul on pigem sellised füüsilised instrumendid, mida ma kasutan ja tööriistad. Läks kohe küsimus, mis see VEPA tähendab? VEPA on selline, seal on tegelikult välja mõeldud sõnad, et on VEPA ja on spleem, et spleem on nagu siis see paha osa ja VEPA on see hea osa, et see ongi selline meetod, mis aitab õpetajal saada õpilaste tähelepanu, et õpilased ilusti kuulaksid, teeksid kaasa, et seal on samamoodi tegelikult pannakse paika visioon, et need on põhimõtteliselt need klassi kokkulepped ja see on väga hea tööriist õpetajale minu arvates, et on tõsiselt äge asi, mis on välja mõeldud. Me oleme siin rääkinud, mida nagu laste puhul nii-öelda kasutada, aga kas te ise ka AI kasutate või on kokkupuude olnud? Loomulikult. Ja. On siis lihtsam? No paha on öelda, aga tegelikult on. Ja ta on, õnneks on see, et mina ise olen õppinud ikkagi ilma selle AI-ta ja ma saan aru, et tegelikult on selles mõttes minu arust võiks olla niimoodi, et väiksed pigem ei kasuta, et nad saavad ise need teadmised, oskused ja kui nad on suuremad, et siis nad saavad oma elu teha lihtsamaks. Kas või see sama, et praegustel lastel ei ole sellist arvutis otsimise oskust, aga kui nad selle on omandanud ja siis kasutavad AI-d, et mingit infot leida, et siis ta on tegelikult väga hea tööriist. Et kindlasti teeb asja mugavamaks, teeb asja kiiremaks, aga just, et tekiks see kriitilise mõtlemise oskus, et ta suudab mõelda, et kas see vastus, mis ta mulle andis, on ikka päris täpne, sest et ega see AI ei ole ka veel täiuslik, et ta ikka teeb neid vigu ka. Et mina ütleks küll, et selles mõttes suurele inimesele on see väga hea tööriist ja abivahend, aga et pisikesed võiksid veel natuke oma pead arendada ja siis suunduda võib-olla selle
ai poole. ja ma olen ka täiesti nõus, sest tegelikult Täitsa samad. just AI puhul on tegelikult see, et sa pead piisavalt targalt ise selle küsimuse ju esitama, et saada see tark vastus sealt, eks, aga need pisikesed, nad ei ole veel ju kogemust, nad ei oska seda küsimust võib-olla veel niimoodi õigesti sinna nii-öelda siis sättida, et sealt tuleks nagu see piisavalt hea vastus, eks ju, et ja just. aga mis puhkudel te kasutanud olete, mis töömeetodid teil see AI lihtsamaks teinud on? No mina olen kasutanud näiteks kontrolltöö tegemiseks, et ma panengi kas või AI-sse saab ju pildid ka panna, panengi näiteks selle õpiku pildi või siis näiteks on mul endal mingi materjal, panen selle pildi, kirjutan, et vot näed, mul on see klass, umbes sellised õpilased, et mis kontrolltöö ma võiksin teha ja siis ta annab mulle mingid ideed sealt ja mina saan neid kasutada. Või siis ma ise õpin ülikoolis ka, et siis seal on ka vahepeal see, et no kui on tõesti ideekriis, et näiteks kas või samamoodi mingit, või tegelikult mitte ainult ülikoolis, vaid ka tööl ka, et kui sul on tunni ideed vaja, et mida tunnis teha, näiteks sul on teema, ma ei tea, maakera, et mis ülesandeid ma võiks teha, mis on need ägedad liikuvad ülesanded näiteks, et siis küsidki AI käest, tema annab sulle mingeid mõtteid, võib-olla sa mõtled nendest mõtetest hoopis mingi teise mõtte, aga samas saab ka neid kasutada. Sa teed ülikoolis ja sisse ma pean küsima põnevusest, mida õpid? Mina õpin klassiõpetajaks, olen viimasel aastal, nii et võiduka lõpuni on jäänud väga vähe aega. Soovime edu. Aitäh. Väga äge, just, et aga jaa, kuna meie podcasti vaatavad täna ka hästi palju noori, kes võib-olla praegu otsustavad, kas minna õpetajaks õppima või mitte, et on eelarvamusi kindlasti, et Jaanika, et ma küsingi sinu käest, et milline on selline sinupoolne soovitus võib-olla nendele inimestele, noortele just eeskätt, et milline inimene sobiks õpetajaks, milliste isiksuomadustega võib-olla ja millega peaks nagu arvestama, et võib-olla keegi tunneb ennast siis ära ja... No ma arvan, et kõige lihtsam soovitus on, et hakka õpetajaks, kui sa selle peale juba mõtled. Aga kuidas ma seda ise võib-olla mõtleksin, et kui sa võib-olla kahtled enda ainealastes teadmistes, siis aga tunned, et sa oled nii-öelda hea suhtleja, nagu ma olen siin juba öelnud, inimlik, õiglane, siis see kaalub kindlasti üle. Seda teooriat on alati võimalik õppida ja õpetajad ainult õpivadki. Iga kooli vaheaeg on koolitused ja kõike muud on ju. Et see nii-öelda didaktiline ja ainealane pool on üks asi, aga kui sa oled inimlik inimene, siis ma arvan, et sind saadab edu. Et õpetaja töö on väga mitmekesine, väga. Et seal ühes päevas on kõiki emotsioone, suudad tunda, ja arendab kindlasti väga palju esinemisoskust ja kõike sellega seonduvat, et kindlasti kui sa juba mõtled selle peale, siis ära kahtle, et hakka õpetajaks. Ja kui sa nüüd, siin on nüüd see reklaami koht, et kui sa võib-olla kohe koolipinkist nii-öelda ei taha õpetajaks asuda ja oled mingi muu eluala peal, siis on erinevaid programme, nagu näiteks Noored Kooli, mis siis aitab tegelikult nii-öelda karjääripööret teha, et sa saaksid nii-öelda suvalise inimesena sinna klassi ette astuda ja sul on tugev võrgustik, mis nagu sind toetab, et võib-olla siin ongi, olen kuulnud erinevaid versioone, et kui sa tuled otse koolist, siis võib-olla seda tuge nii palju ei ole, aga samas saad Noored Koolist on mentorid ja siis koolipoolsed mentorid on ka veel, et on nagu hästi tugev see, et kindlasti julgustan. Väga äge, nii et kõik, kes seda kuulavad, siis Noored Kooli. Kaari, sa rääkisid, et sa õpid praegult ka ülikoolis klassi õpetamist. Ilmselgelt on sul praegult väga hea anda ka nõu siis nii õpilastele kui laste vanematele, et selle hariduse kohta, et mis see oleks, mis sa annaksid neile siit kaasa praegu? Mul tegelikult isegi võib-olla oleks 2 mõtet. Et üks on pisematele ja teine on võib-olla suurtematele, et väikestele ma ütlen lihtsalt seda, et tegelikult on kool tore ja mõistlik ja see on vanematele ka, et kool on tore ja kui jäävad kodused tööd, siis tegelikult neid tuleks ka võtta täie tõsidusega, et need ei ole selle jaoks, et õpetaja tahab kiusata kedagi või et vaatab, et sul ei ole kodus nagu nii midagi muud teha, et õpi nüüd, vaid see tõesti aitab ja nagu me enne ka rääkisime, et kui näiteks mõnel, kellel on matemaatikas on see, et ei tea, kas mul ikka elus seda läheb vaja,
siis läheb vaja. Sa ei kujuta ette ka, millal võib vaja minna, et täpselt samamoodi, kui otsustad üks hetk, kes sa lähed õpetajaks, mis teadmisi sul on kõik vaja ja mis tegelikult kõik töö juures sa omandad ka. Aga võib-olla suurtematele, mis mul endal on võib-olla selline natuke südameasi ka, et kes on juba natuke suuremad, siis võiksid lisaks kooliasjadele veel osaleda näiteks igasugustes programmides, teha kas või õpilasesinduse tööd. Et mina ise olin see õpilane, kes mul oli ka õppimine selles mõttes hea, et ma ei olnud see kehvem õpilane, aga üks hetk ma panin, see oli gümnaasiumis, kas see nüüd hea asi just on, aga üks hetk ma panin need kõik muud projektid natuke rohkem esiplaanile, aga samas see pagas, mis ma sealt kõik sain, esiteks kõik tutvused, kõik teadmised, lisaks veel nendele kooli teadmistele, olid minu jaoks tohutult olulised ja ma julgustan kõiki proovida igasuguseid, kas või seesama, et kui sa arvad, et sa kooli kõrvalt muud ei jõua, mine õpilasesindusse, mõtle mingeid ägedaid üritusi, et lisaks sellele koolipoolsele õppele, kuigi me küll toome seda päris elu hästi palju sisse, aga ikka, et seda päris elu veel rohkem saaks. Ma saan aru, et kõik see info, kuhu need noored võiksid suunduda, tegelikult tuleb ka koolist endast, et kool tegelikult annab neid sisendeid hästi palju õpilastele ja kindlasti ka lapsevanemaid teavitatakse ja antakse seda infot ka neile. Ja just, ja eks sealt on ka see, et koolist nad saavad igasugused ideid, et võt näed, mulle meeldib nüüd see teema, ma lähengi võib-olla sellel teemal kuskil midagi ennast juurde arendama, et just see, et ärge kartke õppida, kas siis koolis sees või koolist väljas, et üks hetk need kõik teadmised tulevad kasuks. Väga hästi öeldud. Ja nii suurepärane vastus, Kaari, et nagu ma aru saan, siis kõik talendikad õpetajad on oodatud siis Keila kooli õpetama. Just. Just. Head kuulajad, teie ees oli aus ja avalik vestlus Keila kooliga. Järgmiste podcastideni. Kõike head ja aitäh teile, et tulite. Aitäh!